tere hommikust! Ma olen Eestis nüüd ja viimaks ma saan pakkida Eesti tellimusi ja ma olen väga põnev selle pärast. Mul on uued kollektsioonid siin põrandal maas. Põhjuseks on see, et nad on hästi segamini mitte suurustega ja ma pean üles otsima, mis on õiged suurused, mis läheb tellimustele. Mul on kõik tellimused siin ja pakendid siin, biolaguneva pakendid ja nüüd ma näitangi seda kogu protsessi, kuidas ma pakin tellimusi ja võtan teid sellega kaasa. Ja! Nii, tooted on nüüd pakitud ja või tellimused on pakitud ning ma viin need nüüd Itella postiautomaati. Ma näitan teile. Siin on kõik need tellimused. Need on siis release'i tellimused, uue kollektsiooni tellimused. Mingid vanad kollektsioonid lähevad ka siit välja. 3 tellimust on siit puud praegu, kuna ma tegelikult tõin mõned tooted Taanist Eestisse, mis ma pidin tänas välja saatma, aga mu kohver, mida ma andsin siis nii-öelda sisse, ei jõudnud minuga Eestisse. See peaks täna jõudma mulle koju siia, ehk see jäi Taani maha lennujaama, et jah, nüüd ma loodan, et tuleb varsti ja ma saan need 3 tellimust ka veel välja saata. Aga jah, need ma võin posti ja pole midagi paremat kui tulla aeda paljajalu, et ma suvel küll ei olnud Eestis üldse ja olla septembrikuus Eestis ja paljajalu pole midagi paremat. Ja ma tulin tegelikult vaatama enda koera hauda, mis on siis siin puu all. Ma pole siin käinud 2 aastat, ehk siis sellest ajast saati, kui me pidime koerast kahjuks loobuma ja ma lihtsalt pole suutnud siia tulla 2 aastat hetkel ja nüüd ma tahtsin tulla, mul hakkab isegi hääl karedaks muutuma, et nüüd otsustasin tulla. Mul lõõnnapoeg vaatab mind praegult. Tšau! Paned jooksu või kaamera eest? Üks asi, mis mulle nagu mun kodu juures meeldib, on mu suur aed. Mu ema on lilleseadja ja tal on lillepoed siin Rakveres ja nagu näha, siis aed on nii-öelda esindab ka teda ja mu isa on väga kuulsad kõigetega ja väga, kuidas ma ütlen, korraarmastaja. Ehk siis terve aed on lihtsalt alati luksusliku korrast lihtsalt, et jah. Issand, kui ilus siin on. Ja täna on tegelikult väga ilus ilm ka, et ma ei täiesti imesta. Aga mu vennapoeg on siin ja ma lähen mängin natukene temaga. Mis teed, Gregor? Seda. iPadis või? YouTube'is. YouTube'is? Mis sa YouTube'is leidsid? Minecraftist tehtud. Minecraftis, kus sul on ka Minecraft? Investeeri targalt Eesti finantstehnoloogia.
Nonii. Tšau, mammuška. Nii, me oleme enda... Wow, ma läksin nii valgeks. Me oleme enda siin Tallinna korteris, mis sai just valmis peale 3 aastat ehitamist minu venna ja ema poolt. Hetkel on kõik korterid siin tühjad, et varsti läheb rentimiseks. Et siin on nii palju... Minu käes on autoliikmed. Siin on hästi palju ilusaid korterid. Siin on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 korterid on siin majas. Ja ülemine korrus, siis 3. korrus on siis meie perele. Üks on minu ema korter ja teine on siis minu venna korter. Et siin on hästi palju niukese pisikesi korterid. Näitan teile. Nagu siin on nagu köök ja siis on voodinurk. Et paljud lähevad bookingusse, mõned lähevad 6-ajalisele rendile ehk erinevad asjad toimuvad siin majas. Et hetkel on terve maja, 3-korruseline maja täiesti tühi ja saame ööbida siin omaette. Aga kuna korter sai just valmis, siis enamus asju meil pole, tähendab, nüüd on juba paljud asjad on juba sees seal, aga meil on nagu ikkagi vaipu näiteks, mis nagu teeks nagu mugavam, nagu kodusemaks ja asju nagu on pisikesi asju nagu pole veel seal sees. Ja me lähmegi nüüd vaatama emaga kuhugi poodidesse, otsime vaiba, mis me otsime veel? Vaatame, nipet-näpet vaja on. Nipet-näpet, mis me vaja on, et me pood isegi lusikaid seal sees. Eile kuskil kaubanduskeskuses Rimist otsime 3 lusikat. Et jah. Ma ei saa aru, mul on Eestis kogu aeg kõht tühi. Ema naerab vaasad, et lapsel hea söögisu. Kogu aeg on nälg. Kogu aeg on nälg. Vaatan praegu nii magamast. Jah. No nii, minu Eesti reis on küll täielik komöödia, ütlen selle peale, et ma ühesõnaga ma lubasin ennast, et ma annan bachata tundi Rakveres enda kunagise tantsukooli jaoks ja täna on 3 päev, täna õhtul on trenn ja mul pole ühtegi kava. Et ma siin olengi autos istun hetkel, et ootan ema ja kuulan bachata muusikat, et saada mingi kava enda pähe. No õnneks on nagu algajatele, õnneks on lihtne kava, et me peamegi profitantsijatele midagi õpetama, ma loodan, et ei tule mingi profitantsijad sinna kohale. Aga nagu selline viimase minuti asi nagu ja mul on veel etendus, planeerimine. Samal ajal planeerin tuleviku kollektsiooni, hetkel tootjaga räägin ja hästi palju samal ajal toimub, et nagu hästi õnneks ma olen nüüd välja maganud, et ma ei olnud eile välja ka maganud, mul oli siiamaani eile, et mõtlesin, ma hakkan nutma seal vahepeal. Aga all good, et ma siin olen, et veel igast teisi asju elus toimub, et ma võib-olla ostan korteri 2 nädala pärast, kui see võimalus tuli mingi nädal aega tagasi, tuli mul selline võimalus, et osta korter nagu mis mõttes. Ühesõnaga, jah, et natukene kiire on kõigega, aga saab hakkama, ma usun. Elu. You don't even